Tere tulemast kuulama Konnakasti, kus ma tavaliselt istun erinevate konnadega, et aru saada, mis paneb neid tiksuma, siis täna istub siin minuga Lauri, et aru saada, mis paneb Primarke tiksuma. Tere Lauri. Tere Tom. Mis sa arvad siis, mis see meie tänane osa toob? Ma arvan, et ma hakkan Primarke enda perspektiivist analüüsima, diagnoosima ja ütlema, mis neil kõigil viga on või ei ole. Et võib-olla panna Primarkidele mingi väike sükene Lauri twist külge. Ja kohe ütleme välja, et see ei ole nagu mingi meditsiiniline diagnoos, või lihtsalt väike fun Konnakasti osa, kus me lihtsalt istusime maha ja mõtlesime, et teeme midagi ägedat. Jah, lihtsalt arutame ja vaatame. Et kui sa tunned mõnda asja ära, et see võib-olla sul on, siis pöördu arsti juurde, räägi nendega, nemad annab sulle täpsem info, me ei ole meditsiinieksperdid siin. Jah, perearst on alati esimene koht, kuhu minna probleemidega. Küll ta oskab sind edasi juhatada. Jah, nemad on ikkagi eksperdid. Aga hakkame kõige, ütleme, antisotsiaalsemast Primarkist pihta, Lionel Johnson ehk Dark Angels esimene leegion. Ta on võrratu, sarapärane rüütel ja muidugi meisterlik taktik, kes tegutseb täieliku pragmaatilisusega. Ta ütleks, mitte kadunud, vaid ta magas aastatuhandeid, kuid nii naasis hiljuti, et kaitsta lõhestunud impeeriumi. Nagu sa ütlesid, Lionel Johnson on sükene salapärane. Ta on ka sotsiaalselt üpris imelik, mis ilmselt tuleneb sellest, et ta kasvas üles metsas suuresti. Kes ei tea, ta maandus oma koduplaneedile Caliban, kus ta elas lihtsalt üksinda metsas ja kaklus koletistega. Mis ilmselt ei ole hea viis, kus inimsuhteid õppida. Lisaks on see tekitanud temas mingi sellise sõjalise loogika, ta vaatab kõike süksest taktikalisest perspektiivist, mis on talle kõige võib-olla loogilisem või parem. Seega ka näiteks inimsuhted võivad tema jaoks olla justkui mingi lahing või võitlus, et ta peab võitma alati, mis on suhteliselt, kõik saab tuua tema sinna üleskasvamise või lapsepõlve juurde, et ta kasvaski ainult sellises keskkonnas üles, mis sükest asja talle õpetas ja ta ei saanudki õppida midagi muud või kuidagi, et ta oleks nii-öelda parem inimene või parem suhtleja. Lisaks on tal selline salatsemine, paranoia, mis ilmselt samuti tuleb sellest, et sa pead üksinda metsas survival mode'is ellu jääma. Kui sa oled laps, küll Primark laps on ju, mis tähendab, et sa ära ei sure, aga laps siiski. Ja seda, kuidas ta inimsuhted ja salatsemine ja paranoia lõpuks viib teda selleni, et ta laseb oma koduplaneedi õhku, arvates, et seal peal olevad Dark Angelid on kõik halvad või kaose poolel üle läinud, tegelikult see muidugi nii ei ole. Ja siis, kui ta nüüd üles ärkab, siis ta peab sellega kuidagi tegelema, et ta tegelikult 10 000 aastat tagasi oli võib-olla mitte kõige ratsionaalsem inimene, mitte kõige parem suhtleja, ja ta peab oma nende vigadega kuidagi toime tulema ja neid parandama. Samuti ta peab kohtuma mingil määral oma vendadega, neile kuidagi kas andeks andma või siis ise vabandust paluma. Varsti peaks tulema tema ja Killimani kohtumine on ju, vaatame, mis seal on, kuidas ta seal kirjutatud on. Aga ta on sükene suhteliselt standard sükene nii-öelda case sellest, et kui inimene peab üles kasvama sükses võitle või põgene keskkonnas, siis et see võib-olla ei too kõige paremaid tulemusi tulevikus. No, Lion muidugi mingil määral, 10 000 aastat hiljem saab aru, et see kõik oli halb, mida seda aega võib-olla meil kõigil ei ole, aga vähemalt ta jõudis sinnani ja ta oskab muutuda. Tegi väikse uinaku ja sai aru, et oi. No võib-olla ongi vahest vaja väikest uinakut teha, et saada lihtsalt asjadest paremini aru ja tuua endale retrospektiiv, teate küll, mida mõtlen. Aga räägime teisest leegionist. Aga ma ei tea, kus läheb. Täitsa normaalselt, jah. No sul? Ei, jah. Hästi, jah. Kolmas leegion, Fulgrim. Emperor's Children.
tegemist oli siis maalilise perfektsionistiga, kes püüdles täiusliku ilu, kunsti, lahingusoskuste poole. Ta tahtis perfektne olla kõiges, mida tegi. Tema täiusliku ihaldus viis ta otse kaosejumal Slanessi rüppe, muutes ta maolaadseks teemaprintsiks. Fulgrim on huvitav minu arust sellepärast, et vähemalt minu jaoks või minu perspektiivist on üks kõige inimlikumaid Primarke. Just oma nende heade omaduste pärast, mis tal oli. Talle meeldis kunst, on ju, ta proovis inimkonda päriselt edasi viia, tal olid vist Primarkidest ainukesena päriselt abikaasad, ta oli abielus kunagi. Seega tal on olnud mingil määral üks kõige normaalsemaid lapsepõlvi ja üleskasvamisi. Samas, kui ta saab Primarkiks, saab oma leegioni, siis me näeme, kuidas tuleb välja sükene vajadus näidata, et ta on vääriline. Tal on alaväärsuskompleks mingil määral, ta peab olema perfektne ja kohe, kui ta tunneb, et ta ei ole perfektne, siis see paneb teda ebaratsionaalselt käituma. Ja see muidugi läbi Great Crusade'i ja Horus Heresy läheb aina hullemaks. Me teame, et ta alguses proovibki olla nii hea, kui ta olla saab. Siis see viib sinna, et ta proovib ühte planeeti võtta impeeriumi alla, mis oli 10 sõduriga või, mis on täiesti mõttetu tegevus, aga ta lihtsalt pidi näitama, et ta saab seda teha. Või siis üks hetk ta satub Chagatai Khaniga pahuks sisse, sellepärast, et ta lihtsalt räägib nii palju endast ja kui hea ta on ja kui hea ta mõõgaga on ja siis lõpuks see viibki sinna, et ta langeb siukse jumala teenriks, kes tema neid kõige hullemaid impulsiivsuseid kuidagi toidab. Ja nüüd me näeme, et kaose Primarkidest, kes elus on, ütleme, on ta võib-olla üks kõige kasutumaid. Ta ei viitsi midagi teha, ta lihtsalt istub oma planeedil, teeb narkootikume ja galaktika mastaabis ta ei ole mingi suur tegelane tegelikult. Nagu kedagi ei huvita, mida ta teeb. Okei, ta vahepeal korraks ilmub, vahepeal ta ka lõikas Gillimani kõri läbi vist. Ta põhimõtteliselt mürgitas ära ja tänu sellele, et Gilliman oligi see 10 000 aastat see staasis. Ja siis pärast seda ta ei tee mitte midagi. See on ta mingi, muidugi Ferrus Manus ja tema on ka veel. No kes see Ferrus Manus üldse on? Too soon. Ferrus Manuseni me jõuame, aga tal oli muidugi suur vendlus ja sõprus Ferrus Manusega. Nad on sükene, nende sõprussuhe oli vägagi sükene, et nad on üksteise vastandid ja see kuidagi sobis neile siis. Nende sõprus oli ka sükest üksteise maha tegemist, aga see oli kõik sükene vendlus rohkem või sükene heas mõttes togimine. Aga ongi kohe, kui Ferrusega läksid, ütleme, suhted halvaks, pehmelt öelda, siis me näeme, kuidas ta kukkumine oli väga kiire ja nüüd teda ei huvitagi miski muu peale iseenda mingite suvaliste vajaduste rahuldamine. Ja mulle väga meeldib see, et kuidas see on ka mängus esindatud, et kõik reeglid, mis tal on temaga seotud, ta ei pahvi mitte kedagi, ta ei aita oma leegion, et ta lihtsalt on. Ma ei teagi, mis Fulgrimi reeglid on, ma tean, et ta on halb olnud terve aeg, kui ta väljas on olnud. Ta põhimõtteliselt ongi sellepärast halb, siis ta ei aita mitte kedagi, kõik tema reeglid on temaga. Aga 4. leegion, kõigi lemmik, Perturabo, Iron Warriors, kõige parem kõige täiesti ideaalne vend. Aga kibe ja geniaalne piiramissõja ning tehnoloogia meister, kelles tekitas pahameelt asjaolu, et tal anti galaktika kõige kurnavamad ja tänamatud sõjatsoonid. Ta pöördus kaose poole puhtast kibestumusest ja nüüd valitseb moondunud mehaanilist teemani maailma. Ega meil vist siin väga midagi öelda ei ole, et ta on tegelikult ideaalne igas mõttes ja... Jaa, ta on perfektne. Tegelikult ma arvan, et Perturabo on Gilliman ja Sanguinius kokku pandud. Ta meeldib kõigile. Temas ei ole sükest kibestunud konti. Talle lihtsalt meeldib legodega mängida ja
ma ei tea, kanalisatsiooni struktuure luua. Ta lihtsalt tahab enda asja teha. No. Aga tegelikult, kui tõsiselt rääkida, siis see kibestumus tulebki ju sellest tegelikult, et ta ei saa teha seda, mida ta teha tahaks. Ta on oma terve elu olnud mingil määral tööriist teiste jaoks, et ta teeks nende kõige raskemat tööd ära nii oma koduplaneedil kui ka Emperori jaoks mingil määral. Ja ta teeb seda väga hästi, ta on selles väga kompetentne, aga ta kunagi ei ütle, et ta ei taha seda teha, ta ei oska ei öelda ja see tekitab temas väga suurt vimma ja raevu. Ja lõpuks, kui ta kaose poolele läheb, siis tegelikult ta leiab, et Horus teeb temaga täpselt sama asja. Ja see tekitab temas sükest kibestumust, et ta elab seda välja oma poegade peal, mingil määral oma vendade peal ja ta ei suuda oma emotsioone vaos hoida või mingil määral siis, kui on Siege of Terra suur lahing on ju, siis on tema jaoks viimane piisk karikasse see, kuidas Horus Siege ajal taktikaliselt käitub ja siis ta ütleb lõpuks ei, läheb lihtsalt ära ja jätab siis traitorid oma pead. Ja temaga on huvitav minu arust see, et ta on mingil määral sarnane Lioniga oma tuleviku mõttes. Tundub, et ta on mingil määral maha rahunenud, vähemalt oma poegadega kuidagi käitumises. Meil on olemas täitsa stseenid, kus ta lihtsalt õpetabki ühte just võib-olla võimule tulevat seda, mis neil on, Warpsmithid või? Õpetab teda kuidagi taktikalisem olema, mitte sellel konkreetsel tegelasel siis oli vist probleem, et ta on natuke liiga agressiivne, kui ta sõda peab, et tõmba veidi tagasi, mõtle kastist välja enda jaoks. Et ta päriselt õpetab ja ei löö neid lihtsalt esimesel võimalusel maha siis, kui nad midagi tuksi keeravad, mida ta varem kindlasti oleks teinud. Samuti on Perturabo ainuke Primarch, kes mängib päriselt Warhammerit ja see on lore accurate, tal on mingi armee tal on ja ta mängib iseenda vastu just nagu Ergo. Ergo ongi Perturabo kinnitatud. Jep. Aga 5. leegion, Chagatai Khan, White Scars, võib-olla kõige normaalsem inimene üldse siin listis. Raevukult iseseisev, kiiret lööv sõdalas kuningas, kelle eeskujuks olid ajaloolised nomaadides vallutajad. Ta väärtustab isiklikku vabadust üle kõige ja kadus lõpuks tulnukate kootud veebivõrgustiku peale Heressit. Jah, nagu sa ütlesid, Khan tundub kõige tavalisem või normaalsem inimene Primarchidest, kes on justkui pandud siis laste ja laste keskele ja öeldud, et sa pead nüüd nendega koos mängima. Mis teda kõige rohkem iseloomustab, on see tema vaba hing, et nii siukses personaalses kui sõjapidamise mõttes, et talle ei meeldi, et kui teda pannakse kuskile istuma, ta tahab vabalt joosta ja seigelda sinna, kuhu ta ise tahab. Mingil määral tundub, et ta on sükene ADHD allegooria, veidi. Kas Primarchil saab olla ADHD, see on muidugi teine küsimus, aga tal on kindlasti see, et ta ei taha istuda kuskil, ta tahab minna, teha, vahet ei ole, mis tuleb. Ta on ka kõige võib-olla läbimõtlevam. Me teame, et ta Heresia ajal ei valinud kohe poolt näiteks, vaid ta mõtles, vaatas, mis infot talle tuleb, kes see tegelikult nii-öelda halbade poolel on. Ja paljudel inimestel on see just tema puhul nagu silma jäänud, et ta ongi sükene taibukam, ütleme nii. Samas tal on mingi sükene silmakirjalikkus. Tal on see, et ta vihkab türanne mingil määral. Tal ei meeldi olla Emperori käpa all. Aga ta teeb tema tööd, ta toob planeete impeeriumi alla. Samal ajal on ta ka ise mingil määral türann, suur sõja, ma ei tea, liider.
kes läheb mööda galaktikat ringi ja valutab planeete on ju, ma ütleks, et see on suht türannlik käitumine. Ta on, üks tema isiksusomadus veel, mis on niisugune Fulgrimi vastand, on see, et ta on ka väga kompetentne ja ta ei pea seda kõigile karjuma. Ma arvan, et paljud teavad seda väikest vaidlust, mis tema ja Fulgrimi vahel oli, kus ta ütles, et Fulgrim teeb imelikke asju oma meestele. Seega ta oskab vastu laetada nii võib-olla lahingu mõttes kui ka sõnalises siukses vendade kakluses. Aga me teame, et tal on hea süda, et ta proovib päästa nii palju inimesi kui võimalik hereesi ajal, isegi kui see maksab talle väga palju ja mind jäi huvitav see, et sa ütlesid, et ta on nagu väga kompetentne ja mis me mõtleme Perturabo peale, kes nagu on ka väga kompetentne, aga tema vajab just seda nagu tähelepanu. Võib-olla nende vahe on see, et Khan saab teha seda, mida ta tahab. Et talle on lubatud see, et ta on niisugune skaut, kes lähebki ees ära, peab mingit infot küll tagasi saatma, aga noh, see on nagu osa tema tööst. Tal on, mis talle tähtsad on näiteks kiirus on ju, tal on lubatud see, et ta on hästi kiire, ta ei ole kuskil seina taga istumas. Tal on näiteks vabadus teha oma kosmoselaevad nii-öelda näiteks kiiremaks ja selle arvelt võtta relvastust vähemaks. Tal on see vabadus neid otsuseid teha ja olla selline, nagu ta tahab olla. Perturabol seda ei ole, ta sunnitakse mingisse auku, kus ta tegelikult ei taha olla. Perturabo tahab ilmselt olla see Praetorian of Terra või ta tahab lihtsalt mingit linna planeerida või olla arhitekt, et ta tegelikult ilmselt ei tahaks üldse sõjaga tegeleda. 6. leegion, Leman Russ, Space Wolves, raevukalt lojaalne ja metsik hundikuningas, kes täitis uhkusega keisri ametliku timuka rolli. Ta kadus terrorisilma, lubades naasta viimaseks lahinguks. Aga mis see viimane lahing võiks üldse olla, seda me ei tea. Leman Russ on ennast täis. Mitte nii palju kui Fulgrim on. Aga näiteks see, et ta ütleb enda kohta ise, et ta on keisri ametlik timukas. Me ei tea, kust ta selle nime sai. Me lihtsalt ei tea. Võib-olla ta lihtsalt ise mõtles selle välja. Ma ütlen ausalt, see tundub küll nii, sest iga kord, kui sa loed, siis need lahingud kuidagi ei lõppe niimoodi, et teoorias vist ta vist tappis need 2. Me ei tea. Me ei tea, jah, samas. Me ei tea seda, kust see nagu nimi tuleb ja ta ütleb seda ise väga palju enda kohta, minu teada. Ja samas tal on mitu korda mingeid siukseid kaklusi teiste Primarkidega ja ta kunagi ei võida minu arust. Seega ma ei tea, kust see nimi tuleb. Äkki ta Leegion on timukas? Võib-olla. Jällegi see nimi on neil ennem seda, kui nad Thousand Sunsidega pahuksisse läksid, seega ma ei tea selle poole pealt ka, et kust see tuleb. Aga talle endale meeldib seda väga öelda ja mul vähemalt on tunne, et ta ka tänu sellele arvab endast väga palju, et tal sükene tiitel on. Näiteks me teame, et siis kui Angron hakkas üle käte minema, siis ta läks Angronit korrale kutsuma. Mis õigusega, ma ei tea, Emperor ei olnud palunud seda. Ta lihtsalt läks ja arvas, et tema sõna peab kuulama millegi pärast. Mis Leman Russil veel on see, et ta on just kui barbar. Sükene hot-headed joob on ju Primarkidest ainukesena, sükene stereotüüpiline viiking, aga ta tegelikult on üpris taibukas. Ta on samuti tegelikult väga inimlik. Ta saab oma poegadega väga hästi läbi. Neil on sükene saagade süsteem, nad on väga omapärased või omanäolised. Ja see jällegi sobib neile, võib-olla me korraks sinna Perturabo juurde tagasi, et miks ta on selline nagu ta on, et samamoodi Leman Russ saab, tal on millegi pärast antud see vabadus olla teistsugune. Isegi kui see teistsugune olemine kaasneb mingite negatiivsete asjadega, näiteks nende igast geeniprobleemid on ju, et nad muutuvad libahuntideks. Mis on veel huvitav minu arust on see, et ta vihkas saikereid. Ja siis ta samal ajal kasutas šamaane, kes ta koduplaneedilt tulid, et väidetavalt nad ei ole saikerid, nad teevad lihtsalt maagiat. Mis on sükene
huvitav loogika, millele mina ei ole veel pihta saanud. Et kuidas ta selle järelduseni jõudis, et üks on okei, aga teine ei ole. Samuti, kui temast räägitakse, siis tihti temast räägitaksegi, lähme tagasi korraks sinna, et ta on justkui barbar, aga tegelikult ta on sükene inimlik ja mõtlev mees. Siis kui me lähme Horus Heresy juurde ja ta kohe ründab Thousand Sunsi, sest Horus ütles talle, siis ma ei tea, kui väga ta see mõtlev mees tegelikult on. Ta põhimõtteliselt läks Thousand Sunsi ründama sellepärast, et talle ei meeldinud Psykerid. Ja ta ootas neilt kogu aeg kõige halvemat. Ta ei mõelnud seda tegelikult läbi. Ta tundub väga selline kahepalgeline, et ta näitab ühte asja ennast välja, aga ta teeb teist asja hoopis. Et sellepärast ma olen ise ka alati mõelnud, sest mõned ütlevad et planeedil ongi see, et tema planeedi Psyker kasutab planeeti, aga ütleme niimoodi, kuidas see jõud saab olla nii tugev, et see üle kosmose levib, et sa saad kasutada mingi aasta valgusmiile eemal oma planeedi jõudu. See planeedi peal okei, ma usun, aga see on nagu väga selline, et see on okei, sest mina lubasin seda teha. Et ta tundub pigem kahepalgeline inimene, alati on minule alati. 7. leegion, Rogal Dorn ja Imperial Fist, alistamatu ja karm arhitekt, kes teenis Terra praetorina, kavandas Keisri palee ülimad kaitseliinid. Ta ei teadnud kadunuks massiivse vaenlase laevastiku valitsuse käigus. Temast ei jäänud üks asi, käsi alles. Rogal Dornist on mingil määral raske rääkida, sest kui sa oled raamatuid lugenud, siis sa mingil määral saad aru, et ta on ka üks neist sükestest, võib-olla targematest Primarkidest, kes mõtlevad asju rohkem läbi. Ma ei tea, kust hakkab see piir, et ta on sükene meme, fortificationid ja ta on lihtsalt kalk ja külm sein, kes võib-olla ei oska lugeda. Ja kust hakkab see, et ta on päriselt taibukas. Aga selline vankumatu seina idee tal kindlasti küljes on. Samas me teame, et kui ta närvi läheb, siis see on paljudel Primarkidel, et kui nad närvi lähevad, siis nad ei kuula enam, nagu väike laps. Nad hakkavad märatsema ja röökima. Torn on samasugune. Aga kui Torni analüüsida, siis ma arvan, et alati peab rääkima ka sellest tema rivaalsusest Perturaboga. Perturabo on väga pahane Torni peale, sest Torn on justkui sai seda, mida ta tahtis. Samas kui enamus ajast Torni nagu Perturabo väga ei huvita. Et see rivaalsus oli väga pikalt ühepoolne. Pärast Heresiat oli see rivaalsus vägagi kahepoolne. Meil tuleb see Iron Cage'i lahing on ju. Aga pikalt tegelikult Torni ei häirinud Perturabo. Pigem oli vastupidi. Mis veel Tornil on see Bane klaavi idee. Tal on teatud, ma ei tea, vahend, millega ta tekitab endale valu ja läbi selle ta mediteerib. Kas see on veel aktiivne loor? Ma ei tea. Ma olen kuulnud küll sellest Bane klaavist, et see nagu tuunist võetud, aga kas see veel aktiivne? Minu teda 4K-s vist vähe asju retkonnitud. Jah, Warhammeri loor ongi sükene, et kes räägib. Jah, aga see on minu arust nagu huvitav koht tema tegelase juures, et kas iseendale viga tegemine on see viis, kuidas mediteerida ja siis anda seda veel oma poegadele ka edasi. Me ei tea, kust see tal tuleb. Ta lihtsalt, mina ei tea, kust see tal tuleb. Tal lihtsalt üks hetk mainitakse, et ta teeb seda, et tal on sükene seade olemas, kuhu ta sisse läheb ja ta tekitab endale valu. Ja seeläbi, ma ei tea, saab tugevamaks või mingit selgust, mis kõlab mulle lihtsalt nagu enese vigastamine. Aga ma ei tea täpselt, miks ta seda teeb, sellepärast, et tal ei tundu olevat nii-öelda mingeid depressiooni sümptomeid nagu teistel Primarkidel. Tal ei tundu olevat nagu selliseid võib-olla vaimse tervise probleeme, mis tavaliselt millega kaasneksid enese vigastamine. Ta justkui teeb seda, ma ei tea, harjumusest või sellest, et ta usub, et
et see töötab, kuigi ta tegelikult saaks seda sama efekti mingite, ütleme, tervislikematel viisidel. Lihtsalt mediteerides ilma kindlata. Jah, näiteks lihtsalt mediteerides. 8. leegion, Konrad Curze, Night Lords, kõikide lemmikud miimlordid. Hirmutab oma kohut mõistja korravalvur, keda vaevasid kohutavad tulevikuvisioonid ja kes kasutas oma moonutatud õigustunde kehtestamiseks puhast psühholoogilist terrorit. Ta nõustus oma enda mõrvaga impeeriumi agendi poolt, et tõestada tema tumedad nägemused pidasid alati paika. Konrad Curze on ilmselt Primark, keda ma võin kõige kindlamini diagnoosida skisofreenikuna. Sellepärast, et tal on mingid väga teada-tuntud skisofreenia sümptomid. Näiteks ta ehitab endale Emperorist kuju, mis on mingist lihast tehtud ja siis ta räägib selle kujuga ja ta arvab, et see kuju räägib vastu. See on niisugune klassikaline skisofreenia, on ju. Ilmselt on probleem selles, et ka tema lapsepõlv ei olnud kõige parem. Kes ei tea, ta kasvas üles üksinda ühe Highworldi tänavatel, kus ta hakkas Batmani mängima, aga halvas mõttes. Ja sellel, ütleme, eluetapil ta õppis enda jaoks ära selle, et hirm on ainuke viis, kuidas inimesi kuidagi joonel hoida või et mis päriselt nagu relvana töötab. Mis on muidugi, ta loogikas on suur viga see, et jah, hirm on väga hea viis, kuidas inimesi alluma panna, aga kohe, kui sa oma selja pöörad, siis sulle lüüakse nuga selga, sest hirmul olev inimene tegelikult ei taha olla selles situatsioonis, on ju. Seega tema valutatud planeedid tihti tegid ülestõuse, tema enda planeet läks ka kohe korrast ära, kui ta sealt ära läks, sest inimesed enam ei kartnud. Pigem olid vihased just. Mis veel tal on see, et ta mingil määral vihkas oma planeeti ja oma poegi. Ma arvan, et tal oli alati niisugune tunne, et ta saaks kuidagi olla parem ja tema pojad saaksid olla paremad. Nad oleks justkui pidanud olema midagi muud. Niisugune näiteks rohkem politseiüksus impeeriumi jaoks. Aga siis mingi hetk, ilmselt siis, kui ta sinna planeedile sattus, läks kõik allamäge ja ta ei saanud sellest kunagi välja. Seda näitab meile ka tema see väike intsident, kus ta tegelikult näeb 2 tulevikku ette. Kus ta võib kasvatada üles planeedi järgmise valitseja, kes valitseb väga hästi. Või siis ta tapab selle inimese ära, kes oleks järgmine valitseja olnud. Selle arvelt, et see inimene võib-olla kohe ründab teda noaga. Mida Primarkile teeb noaga ründamine, ma ei oska öelda. Ma arvan, et mitte midagi. Aga ta kartis seda räigelt, seega ta tappis selle inimese ära. Kui ta tapab selle inimese ära, siis ta näeb, et see nuga on mitme meetri kaugusel. See inimene ei oleks kuidagi seda nuga kätte saanud. Ülejäänud oma elu, ta proovib endale pidevalt tõestada, et tema nähtud tulevik tuleb nii-öelda päriselt ellu. Ta ei suuda endaga elada niimoodi, et võib-olla tulevikke on mitu tükki. Tal on niisugune determinism nii tugevalt sisse juurutatud, sest kui ei oleks, siis ta on lihtsalt koletis, kes teeb kohutavaid asju inimestele mitte mingil põhjusel. Ja mis Curze'iga on võib-olla see, et mitu tegelast proovivad teda tegelikult aidata, sest kõik saavad aru, et ta on nagu haige või et ta on kuidagi mingil määral katki. Näiteks Emperor ise ütles, et kui ta oleks natuke rohkem aega, siis ta saaks ilmselt Konrad Curze'i kuidagi parandada. Samamoodi minu arust Sanguinius proovib mingi hetk rääkides. Sanguiniusel on ka ju mingi ettenägelikkus. Lihtsalt ta ei näe ainult kõige hullemat tulevikku ette. Aga Konrad Curze ei suuda seda kuidagi aksepteerida, sest jällegi siis ta oleks lihtsalt koletis ja ta ei tule sellega ise toime ja see lõpeb sellega, et ta peab näitama kõigile, et näed, see tulevik tuleb toime läbi selle, et ta põhimõtteliselt teeb enesetapu läbi impeeriumi agendi. Ta on ainuke Primark, kelle on nii-öelda tavaline inimene ära tapnud. Või isegi ainuke Primark, kelle on ära tapnud keegi, kes ei ole teine Primark. Tundub nagu Konrad Curze oleks pidanud pöörduma peaasi.ee
ta oleks sealt abi saanud. 9. leegion, Sanguinius, Blood Angels, armastatud ingelik kuju, kelle tiivad ja prohvetlikud nägemused, kes varjas oma järeltulijate seas sügavat geneetilist raivohaigust. Ta suri traagiliselt Horuse käe läbi, kinnitades oma staatust impeeriumi ülima märtrina. Spoiler alert neile, kes ei ole veel lugenud kõiki Horuse Heressi raamatuid. Ja kui sa kõik ära loed, siis sa võib-olla saad aru, mille kohta see spoiler käis praegu. Ja, aga ainult siis, kui kõik loed. Jah. Sanguinius on perfektne. Ta on kirjutatud perfektselt, tal ei ole ühtegi viga. Ma ei tea, mis raevust sa räägid. Ja mul ei olegi tema kohta võib-olla midagi tegelikult öelda. Ta on lihtsalt ideaalne. Jah. Okay. Aga kui me tegelikult räägime, siis Sanguinius ilmselt põhiline asi on nii-öelda imposter syndroom, mis kuulajatele lihtsalt teadmiseks psühholoogias ei ole mingi official termin, see ei ole mingi diagnoos, mida kellegile panna saab. Aga imposter syndroom on see, et sa oled näiteks enda valdkonnas väga kompetentne tegija, aga sa millegi pärast arvad, et see kõik on nagu võlts või vale, et sa ei vääri seda, mis sulle antud on. Ja Sanguinius tundub olevat väga seda kuidagi meelt inimene, et ta on armastatud kõigi poolt, on ju. Ta on päriselt väga hea ja südamlik tegelane. Näiteks ta teab kõikide enda laeval olevate teenrite nimesi ja nägusi peast, mida ükski teine Primark ei viitsinud teha, on ju. Aga ta ikkagi arvab, et ta ei vääri seda kõike, sest tal on see raev ja tal on, mis on siis Red Thirst. Punane janu. Punane janu. Ta on vampiir, on ju, ühesõnaga. Ja tal on ka need tiivad, mis teeb temast efektiivselt mutandi, mida impeerium, nagu me teame, ei kannata. Ja see tekitab temas väga palju konflikti. Lisaks, ma arvan, mis temas veel konflikti tekitab, on see, et ta oli väga paljude Primarkidega sõber. Ta oli vist üks ainukesi, kellega nagu enam-vähem kõik Primarkid läbi said. Curse võib-olla ei saanud. Aga tema parim sõber oli ilmselt Horus ja kui Horus langes, siis Sanguinius oli sellest, ma arvan, väga löödud. Ja kui ta näeb, et kõik võib-olla, mis tema ja ta vennad ehitavad, hakkab niimoodi langema kuidagi, siis see tekitab temast palju pahameelt. Ja ta üks hetk vist langeb isegi peaaegu Korni alluvusse, aga ta astub sellele vastu ja see teemon, kes seal oli ka, siis ta hävitab selle teemoni. Põhimõtteliselt kui ma mäletan, üks tema nendest sõdalastest hüppas tema ette ja võttis selle nagu enda peale ja siis sai, et viimase hetkel pääsis Sanguinius ära. Sest Korn ju algselt tahtiski Sanguiniust, ta ei tahtnud Angron'i, aga Angronist me räägime kohe varsti. 10. leegion, Ferros Manos, Iron Hands, paindumatu järele andnud sepp sõdalane, kelle käed kattusid vedela metalliga pärast lahingut mehaanilise elukaga. Ta oli esimene Primer, kes RS-s langes, kui tema lähim vend Fulgrim ta pea maha raius. Ferrus Manus elab meie kõigi südames edasi, ma olen selles kindel. Ta on kõigi lemmiktegelane. Ta on kõige paremini välja kirjutatud tegelane. Ta on kõige paremini välja kirjutatud tegelane ja enamus tema looril leiab raamatust nimega Fulgrim. Aga Ferrus Manus oli suur uskuja võib-olla ideesse või filosoofiasse, mis on sotsiaalne darwinism põhimõtteliselt. Ta uskus, et jõud on kõige tähtsam asi, tugevus on kõige tähtsam asi ja kui sa ei ole tugev, siis sa põhimõtteliselt oled vähem väärt või isegi väärid surma, kui see sind kuidagi leidma peaks. Ja ta proovis seda pidevalt oma poegadele õpetada, ta proovis ka seda oma planeedil jätkata läbi selle, et ta palus oma planeeti mitte nii-öelda moderniseerida, vaid et seal on edasi need erinevad klannid, kes üksteisega sõdivad, et sealt tuleksid kõige paremad sõdalased tema leegionisse. Mis veel tal on sükene protestantlik tööeetika, mis on termin, mille ma just organisatsiooni psühholoogiast võtsin. See tähendab seda, et ta usub
väga sükesesse raskesse tänamatusse töösse, et mida tugevamini või mida rohkem sa töötad ja mida raskem, eriti füüsiliselt raskem see töö on, seda parem. See on kuidagi virtuoosne tema silmis. Ta usub ka, et sõda on nii-öelda edasiviiv jõud, et läbi sõja saavad meist tugevamad inimesed ja tehnoloogia areneb näiteks. Ja ta on väga sükene, kõik see kokku annab sükse toksilise maskuliinsuse justkui. Et kõik, kes on nõrgemad, võib-olla väärivadki surma või vääri olla siin ja ainuke asi, mida sa teha saad enda jaoks, on saada tugevamaks. Kui sa ei tee seda, siis sa oled põhimõtteliselt 0 koht tema jaoks. Mis on huvitav tema juures veel, on see tema poegade metallijoovastus on ju, Flesh is weak. Mis tal endale tegelikult ei olnud. Tema arvas, et see ei ole õige asi oma jäsemed mingite robootiliste asjadega asendada. Sest ta vaatas seda, kui et sina tegelikult ei saa tugevamaks, vaid sa võtad siis roboti või metallse asja, mis ei ole sinu oma ja sa asendad enda nõrgad kohad sellega. Seega sa ei saa tugevamaks, vaid sa kuidagi cheat'id, I guess. Ja ta ise tahtis, kui Great Crusade oleks läbi saanud kunagi, siis ta ise tahtis enda kätelt seda metalli ära võtta. Sest ta nägi seda, kui tegelikult nõrka osa endast, et ta kuidagi kasutab neid metallseid käsi liiga palju ja ta langeb kogu aeg selle peale tagasi, et tal on need metallsed käed, isegi ta nimi on Ferrus Manus, on ju ladina keeles metallkäed. Ja ta tundis, et see on mingi asi, mida ta parandama peab, aga noh, muidugi me teame, et ta kunagi ei jõudnud sinna. Mis on ka huvitav osa on see, millest me juba natuke rääkisime, on Fulgrimi ja tema vendlus. Ta oli hästi sükene kalk ja külm, samas kui Fulgrim oli hästi värviline ja lõbus ja nad olid sükene hea yin ja yang nii-öelda üksteisele. Ja nagu ka paljud teised Primarkid, siis Ferrus Manus oli vihaprobleemidega. Ka tema ei saanud vihaprobleemidest kuidagi üle, vaid ta pidi olema esimene, kes Istvanil planeedile läheb ja seeläbi ka kaotas oma pea, ütleme nii, metafoorina muidugi. Ta elab edasi. Jah, meie südames elab edasi. Jah. Me kõik mõtleme talle iga päev. Jah. 11. leegion. Lauri, kuidas sul lastel siis läheb? Mul ei ole neid. Sul ei olnud jah? Jah, aga sul, kuidas? Hästi, jah. Ei saa kurta, et täitsa normaalselt ikka, jah. Ta on tore. Jep, jah. 12. leegion, Angron, World Eaters. Traagiline gladiaator, kes oli sunnitud taluma lihuniku naelu oma ajujuhtmestikus, mis viistab püsivasse piinavasse raevuseisundisse. Temast sai kaasa jumalas Kornui mõistuseta verejalune teemon prints. Mida ma tahan esimesena Angroni kohta öelda on see, et ta on misunderstood. Ta on traagiline, ta on tegelikult kõige parem Primark ja ta ei ole tegelikult väga hea näide vihahoodest või viha kontrollimatusest. Ma arvan, et umbes täpselt 10 Primarki on väga palju parem näide sellest, kuidas viha mitte kontrolliv inimene käitub. Angron on rohkem lihtsalt kuidagi tortured soul või teda on nagu nii palju piinatud, et ta ei saagi midagi muud teha kui olla põhimõtteliselt loom. Millest me ei saa Angroniga ülega ümber on samuti tema see lapsepõlv. Teda lapsepõlvest põhimõtteliselt piinatakse, ta on gladiaator on ju. Me näeme, et ta on tegelikult väga empaatiline ja ta kuulab inimesi ära, ta kuidagi tunneb neile väga kaasa, aga siis talle pannakse need butcher's nails või lihuniku naelad pähe ja ta tunneb mõnutunnet ainult siis, kui ta on vihane ja midagi tapab. Minu arust on isegi öeldud, et ta tunnebki mingit selles mõttes mingit mõnutunnet ainult siis, mis ei tee temast nagu seda, et tal oleks justkui vihaprobleemid, vaid see, et ta on pigem sõltlane ja sõltlane nagu kõige baasvajaduslikumas mõttes, et see
me keegi ei saa elada niimoodi, et meil ei ole ühtegi mõnuainet ajus, on ju. Ta pidi olema väga empaatiline Primark, mida me näeme ka tegelikult temaga seotud lugudes ja isegi siis, kui tal on need naelad peas, siis vahepeal temast nagu justkui kumab läbi seda head inimest, kes ta tegelikult olema pidi. Et me teame näiteks, et ta laeval, Horus Heressi ajal laeva töötajatega, muidugi ta tappis neid palju, sellepärast et the nails bite, on ju. Aga samal ajal mingite teatud töötajatega ta oli tegelikult väga kuidagi hooliv ja isegi mingil määral armastav nende suhtes. Et temas oli mingi sükene päriselt head inimest, mis kahjuks võeti talt ära. Mis veel on Angronil on see, et tal on ilmselt diagnoositav depressioon. Me teame, et ta proovis üks hetk enesetapu teha, päriselt proovis, ta läks kuskile üksinda planeedile niimoodi, et ta kellelegi ei öelnud, kuhu ta läheb. Hülgas kõik oma rüüd ja relvad ja siis ootas põhimõtteliselt seal, kuni ta piisavalt ära väsiks, et miski ta lõpuks ära tapaks. Ja me teadsime ka seda, et need naelad oleks ta lõpuks ära tapnud, kui little shit Lorgar ei oleks midagi teinud. Aga temani me jõuame. Et Angron eriti ja nüüd tulevikus ka Angron ei ole põhimõtteliselt tegelane enam. Ta on lihtsalt loodusjõud, kes tapab ja hävitab nii palju, kui ta saab. Ja ta ongi võib-olla jah, kõige rohkem näide sellest, et kuidas hurt people lihtsalt. Ja keegi peaks Angroni ühe kalli tegema, siis ma arvan, läheks kindlasti paremaks. Ma teeksin, aga viimane kord, kui ma oma Angronit katsusin, siis ma tõmbasin oma näppu katki. Blood for the blood card. Blood for the blood card. 13. leegion, Roboute Gilliman, Ultramarines. Briljantne logistika geenius, riigimees ja kõigile kosmosemariinile mõeldud taktikalise käsiraamatu koodeks Astartes autor. Pärast aastatuhandet kestnud staasi seisundit äratati ta ellu, et asuda moodsa impeeriumi ülemjuhataja kohale. Gilliman on ilmselt päriselt Primarkidest kõige kompetentsem juht. Kui kõikidest nendest miimidest läbi vaadata, et ta on Blueberry ja ta on perfektne ja ta on kõige parem, siis ta tegelikult ilmselt juhina on kõige parem. Ta on logistilise mõtlemisega, on ju. Ta suudab teha päriselt enda plaanides muudatusi, kui neid mingeid tagasilööke tuleb. Ta oskab inimestega rääkida ja suhelda, mis on väga tähtis. Ta on hea poliitik, on ju. Seega Gilliman ilmselt on mingil määral loodud selleks, et ta saaks praegu juhtida impeeriumi. Mis temast teeb võib-olla siukse nüansikama tegelase on just see, mida ta teeb tänapäeval või 40 siis, minu arust vähemalt. Sest et kuidas sina reageeriksid, kui sinu ja sinu pere terve elutöö tehakse maatasa nii Horus Heressi ajal, kui siis üle 10 000 aasta läbi usu ja ebakompetentse bürokraatia. Ma just mõtlesingi, et Gilliman suudab päris hästi, ma isiklikult oleks täiesti depressioonis, aga Gilliman suudab üllatavalt hästi seda kõike vastu võtta. Gilliman on ka kindlasti depressioonis, tal ei ole tore näha, mis siin kõik toimub, on ju. Aga ta suudab sellest üle olla ja teha seda, mis on vaja selleks, et impeerium oleks nii hea kui võimalik. Eriti me näeme seda muidugi Ultramaris, kus ta on ülemjuhataja, on ju, peasekretär. Ja seal ta on ilmselt impeeriumis inimestel statistiliselt või üleüldiselt kõige parem elujärg, ma arvan. Seega me teame, et ta nagu oskab juhtida suurel mastaabil galaktilist impeeriumit. Mis teda veel kurvaks tegi muidugi oli see, et ta ei jõudnud Terrale õigel ajal, sest Lorgar lõikas ta ära vorbiga. Ja siis ta tunneb suurt sükest pahameelt enda peale. Või pigem häbi. Häbi, jah. Et
et ta jõudnud õigel ajal kohale. Ja noh, see teine impeerium ka, see on ka pisiasi seal. Teine impeerium ka, jah. Aga jah, Gilliman on sükene mingil määral ilmselt inspireeriv figuur, sest ta vaatamata kõigele ta suudab edasi minna, isegi kui ta ei ole kõige, ma ei tea, sõjakam sõjamees ja kõige tugevam, ma ei tea, mõõgavõitleja, ta power level ei ole 9000 on ju, siis ta läheb ikkagi edasi ja ta teeb seda, mis vaja. Gilliman võib olla väga inspiratsioon, kuidas lihtsalt, kui sul on väga rasked ajad, kuidas lihtsalt läbi suruda ja leida sellest kõige paremat ja leida mingi lahendused nendest asjadest. 14. leegion, Mortarion, Death Guard, sünge ja vastupidav keemilise sõjapidamise meister, kes algselt vihkas kõikide rünne ja nõidu. Ironiseerival kombel oli ta sunnitud vanduma truudust katkujumal nörgile, et päästama madalal leegion igavestest piinadest. Mortarion on huvitav sellepärast, et ta on kõige rohkem siuke silmakirjalik Primark, vähemalt minu arust. Ta vihkab Psykereid, olles samalajalise Psyker, on ju. Ta vihkab türanne, olles samalajalise türann. Ta on väga siukene minu viis või minu vaatevinkel või mitte midagi. Ta ei suuda aktsepteerida, et kellelgi teisel võib ka vahest õigus olla. Ta on väga kibestunud, algselt sellepärast, et Issi varastas ta killi ära, on ju. Issi tappis ta Issi ära, keda ta ise tahtis tegelikult ära tappa. Väga suured Issi probleemid. Väga suured. Ja siis ta hiljem on kibestunud sellepärast, et ta ei suutnud vastu panna nörglile, surra nagu mees. ja siis ta proovib kõiki teisi oma ümber endaga koos alla tõmmata, sest tema on nagu läinud ja siis ta ei suuda sellega kuidagi olla. Me näeme seda näiteks, kuidas ta Khanile proovib seda teha, et kui tema läks traitorite poolele ja temal ja Khanil ei olnud tegelikult kunagi väga head suhted, siis ta ikkagi proovib teisi endaga koos alla tõmmata, lihtsalt selleks võib olla, et endale tõestada, et see, mis ma tegin, on õige. Ja tegelikult naljakas on see ka vaadata seda, kuidas ta ei ole isegi nörgli lemmik selles leegionis. Vaata, kes see teine oli, see Typhus on see, kes viis kõik selle leegioni sinna viis. Ja Typhus on nörgli nii-öelda lemmik seal osakonnas. Jah, mingil määral Mortarion minu perspektiivist on nagu kõige nõrgem Primark, vaimselt. Füüsiliselt ma ei usu, aga vaimselt ma arvan, et ta lihtsalt ei suuda kuidagi endaga olla või jah, ta on sükene vastuoluline ja mitte üldse likeable, mis võib-olla on tegelase mõttes, loori mõttes hea, et kõik Primarkid ei peagi olema likeable, aga ta on jah süke rõve elajas. Ma hakkasin mõtlema, kas ta on üks vähesest Primarkid, kes ei ole Horus Heresist saati mitte kuskil otseselt arenenud vaimselt, nagu et ta on lihtsalt jäänud täpselt sama tasemel, nagu ta praegu on, sest kõik, kas on need ülbemaks, kas on mingit perspektiivi näinud või niimoodi, aga ta on täpselt samasugune, nagu ta algusest peale on olnud. Kusjuures on küll, jaa. Noh, selles mõttes, et kui me mõtleme, et milline nörgli follower peaks olema või kuhu poole ta peaks arenenud olema, ta peaks olema võib-olla siuke lõbus, võib-olla veidi laugh through the pain ideega, aga siukene kõiki welcoming, siukene klassikaline nörgli tegelane näiteks on ju. Ta ei ole seda, ta on täpselt samasugune, nagu ta oli enne. Ta on bitter või kibestunud väike laps, kes hakkab jonnima, kui ta ei saa seda, mis ta tahab. Ja Typhus on lihtsalt parem nörgli sükene herald või champion, kui tema on. Isegi kui ta võib-olla füüsiliselt on võimekam mingil määral. See on jälle väga irooniline, sest nörgel on kõik muutuse poolest, et kõik peab muutuma, uus elu tulema, surm, uus elu, kui tema on lihtsalt kinni ühes kohas. Ma natuke vaidlen sulle vastu, et muutuste jumal on meil täitsa olemas, on ju, meil on Zinch. No, ma ei tea. Nörglile võib-olla just meeldib süke stagnatsioon ja ühes kohas kinni olemine, aga mitte niimoodi, et sa peletad eemale potentsiaalsed followerid ja nörgli stagnatsioon on rohkem sükene elutsükkel, et kõik sureb, aga siis kõik algab uuesti, on ju, et selles mõttes kõik on samamoodi, aga ta on lihtsalt kinni mingis, ma ei tea, enda mõtteviisis ja ajamullis. No õnneks ma saan kõik välja lõigata, et sinu vastus ei tule siis. Aga
15. leegion, Magnus the Red ehk Magnus Punane Magnus, Thousand Suns. Kolossaalne ühesilne psüühiline jõujaam, kelle teadmiste janu sai talle saatuslikuks. Püüdes keisrit reetnimise eest hoiatada, purustas tema võimas ots kogemata inimkonna salase projekti, sundides seda põgenema võlujumal Tšintši juurde. Mis sa arvad, kas Magnus tegi midagi valesti? Magnus ei ole mitte kunagi midagi valesti teinud. Sa oled üks neist inimestest. Magnus on jällegi üks Primark, kes tegelikult sai teistega väga hästi läbi. Nendega, kellele Psykerid ei pakkunud nii palju pahameelt, ütleme. Sest ta oli alati sükene väga tark, on ju. Ta oskas teistele nõu anda. Ta oli kompetentne. Aga kuhu see viis oli see, et ta oli üleolev, arrogantne. Ja ta ülehindas oma võimeid räigelt. Ta ei suutnud võib-olla veidi ignorantsusest ette näha seda, et Warpis on tugevamaid asju kui tema ja Emperor. Et Warpis on mingid jumalad, kes võib-olla manipuleerivad temaga kuidagi. Mis tal veel on see, et ta on ka tundub olevat päriselt hea inimene. Me teame, et ta hoolis väga oma poegadest. Emperor üks hetk isegi pakkus talle, et ma võin su nii-öelda tükid kokku tagasi panna, su redeemida kuidagi, aga ilmselt ma ei suuda sama teha su poegadega, seega me peame su pojad ohverdama põhimõtteliselt. Ja Magnus ei olnud nõus sellega. Ta oli nõus olema teemoni alluvuses selleks, et ta Leegion saaks edasi elada. Mida veel peab mainima Magnusega on see, et praeguses 40K ajas on alles ainult tema nii-öelda kõige halvemad tükid. Siis kui ta selle Prospero põledes tehti tükkideks Lehman Russi poolt, on ju, siis praegu Zinch on kokku kogunud tema kõige negatiivsemad ja halvemad pooled, mis jätavadki ta siukseks Demon Primarkiks ja tema kõige paremad tükid, vähemalt üks tema kõige parem tükk läks vist Grey Knightside tegemiseks. Seega mingil määral sükene hea Magnus elab edasi kuskil ilmselt, aga see, keda me kõik teame, on pigem võimendatud versioon kõikidest Magnuse halvimatest omadustest. 16. leegion Horus Lupercal, Sons of Horus, keisri lemmik ja kõige karismaatilisem poeg, kes ülendati kõigi inimkonna armeede ülemjuhatajaks ehk sõjameister. Kaasa jumalate poolt korrumpeerununa juhtis ta laastavat galaktilist mässu, enne kui keisri tema hinge olematuks pühkis. Horusega on huvitav see, et me ei tea tegelikult tema mineviku kohta väga palju. Me näeme teda põhimõtteliselt esimest korda vist umbes Heresial, mitte Heresia, vaid Great Crusade lõpus, Horus Rising raamatus. Ja seal ta on juba veidi ennast täis. Ta on väga hea poliitik, sarnaselt Gillimanile, ja ta on väga karismaatiline. Näiteks me näeme stseeni, kus ta palub põhimõtteliselt enne mingit suurt miitingut ühel oma poegadel soovitada sõda ja siis tema saab olla see rahuarmastaja kangelane, kes ütleb, et ei, ärme seda tee, mul on parem plaan. Lihtsalt selleks, et temast jääks sükene parem võib-olla arvamus üldsusele. Ja see näitab ka seda, et ta on nõus teisi ära kasutama selleks, et saada midagi ise. Lõpuks me teame, et talle hakkab võim pähe. Ta on kõige parem näide sellest, kuidas võimu korrupeerumine on põhimõtteliselt garanteeritud asi. Ilmselt Horus oleks olnud väga hea Primark, kui ta ei oleks saanud Warmasteriks. Ma ei tea, kas ta oleks langenud siis. Samuti tal olid ka vihahood ja tal oli ka see, et kui ta võttis endale mingi sihi, siis ta pidi selle ära tegema. Ta muud moodi ei saanud olla. Ja muidugi Horuse kõige suurem allakäik oli see, et ta oli kiilakas. Jah. 17. leegion Lorgar Aurelion Vöörpeeres. Sügavalt üsklik õpetane, kes algselt kumardas keisri kui elavat jumalat.
kui tema pühamus karmilt tagasi lükati ja ka teda alandati, sai temast Hereesia peamine arhitekt, kes pöördus kaose kummardamise poole. Uskuge või ei, lapsepõlvetraumad ei vii õigetesse kohtadesse inimest. Lorgar on sellest väga hea näide, kuidas teda reaalselt, religioosselt väärkoheldi, kui ta oli laps. Ja see viis selleni, et Lorgar arvab mingil määral, et usk on alati vastus. Paljude inimeste jaoks ta võib mingil määral olla vastus, aga ta ei ole vastus kõigele. Lorgar ilmselt soovib, et teda lihtsalt armastataks, et temast hoolitaks. Tal on näha seda, et ta kuulab Primarkidest võib-olla isegi kõige rohkem enda ümber olevaid inimesi. Sest tal on vaja seda, et ta teeb, sa oled tubli poiss, sa tegid hästi. Ja mis Lorgaril veel on see, et tal on samamoodi nagu Perturabos näha seda, et ta ei tahtnud kunagi olla sõdur. Ta tahtis olla rohkem õpetlane või preester, aga tal ei meeldinud sõdida. Ta ilmselt oli selle võrra ka kõige nõrgem sõdalane Primarkidest, aga seda ka sellepärast, et see ei olnud ta asi, ta ei tahtnud olla see. Ta oli ka väga-väga lojaalne. Ainuke kord, kui ta ei ole lojaalne olnud oma elus, on see, kui ta Emperorile selja keeras ja hakkas kaosejumalaid kummardama. Ja ma arvan, et ta kaosejumalatest ei suudaks mitte kunagi lahti öelda, sest nemad ju mingil määral armastavad teda selle pärast. Mis muidugi Lorgaril on see, et ta on ainukene Primark, kes päriselt võib olla Hereesia võitis. Sellepärast, et ta tõestas inimestele ära, et Emperor on Jumal ja tema püha kiri levis läbi impeeriumi laiali ja nüüd see on põhiline usk, on ju. Ja nüüd Gilliman peab sellega tegelema, et Lorgaril oli mingil määral õigus. Ja tänu sellele me kõik armastame teda, sest tema tõi meile 4K. Jah, aitäh sulle, Lorgar, sa oled kõige parem Primark. Tõesti. Ja tead, mis veel või? Lorgar ja Horus on mõned kiilakad. Kokkusattumus, ma arvan mitte. Jaa, see on huvitav asi, millele mõelda. Kuigi mulle ei meeldi mõelda kiilakate inimeste peale. 18. leegion, Vulkan, Salamanders. Hiiglastik, füüsiliselt surematu olend, kel oli sügav ja siiras armastus tavalise inimkonna vastu ning ülimad oskused sepikojas. Ta kadus pärast sajandeid kestnud inimkonna kaitsmist, jättus oma poegadele otsimiseks maha peidetud artefaktid. Vulkan on võib-olla hea näide siuksest positiivsest maskuliinsusest. Et ta on päriselt hooliv, hea inimene ja ta on nõus tegema siis raskeid asju ja ta teeb seda mingil määral hea meelega. Ta suudab vastu pidada igast raskustele, langetada raskeid otsuseid ja kakelda seni, kuni on vaja selleks, et inimkond jõuaks paremasse kohta. Kuhu seda viib, on mitme surmani. Mida see meile õpetab, seda ma ei tea. Kas positiivne maskuliinsus on ikkagi päris see, mis Vulkan on? Võib-olla see on pigem sükene iseendale valetamine või liiga palju tegemine mingil määral. Ausalt öeldes mul ei ole Vulkani kohta midagi väga rääkida, ta on hästi, ta on hea inimene, ta on inglise keeles öeldakse well adjusted, ta lapsepõlv oli üpriski hea. Ta on üpriski normaalne inimene. Jah, aga ta on ka kiilakas muidugi. No see on jah miinus, see on jälle probleemiks. Ja. Aga noh, äkki ta lihtsalt ajab ennast kiilaks, äkki tal juuksed all ikkagi seal. Võib-olla asi on selles, et ta tuleb kogu aeg surnust tagasi ja siis juuksed ei kasva nii kiiresti või midagi. Äkki nagu kemoteraapia see surnust tagasi. Ja. Aga räägime siis Primarkis, kellel on juukseid. Korvus korraks 19, Ravenguard, varitsusrünnakute, sissisõja ja tabamatu vabadusvõistluse meister. Koduse tragöödiate pärast süüpiinades vaenlane lendas ta terrori silma, et jahtida reeturid puhta varjuolendina. Ma tahan sellega alustada, et juuste omamine ei ole alati hea asi. Korvuse juuksed ei ole it. Aga Korvus
samuti oli hea inimene. Mitte nii hea kui Vulcan, aga talle meeldis ka inimkond. Lihtsalt ta oli nõus ohverdama teisi selleks, et üldine populatsioon säiliks. Samas kui Vulcan ilmselt prooviks nagu kõiki päästa. Mis korvusel on see, et ta mingil määral sai aru sümbolismist kõige paremini Primarkide suhtes, et tal see sükene emo-esteetika ja mingid võib-olla depressiivsed laused, mida ta ütles. Need kõik olid, ta sai aru sellest, et ta ütleb midagi sümboolset ja et see mängib rolli tegelikult inimeste jaoks, et milline sa välja näed ja millist juttu sa ajad on kuidagi metafoor millelegi. Mis ta veel oli ju üks kõige teadlikumaid Primarke ilmselt Warpi suhtes. Ja see ilmselt teeb tast ühe kõige vähem ignorantsema Primarki ja samuti tegelikult väga läbimõeldud inimese. Just sellepärast, et ta sai olla läbimõeldud, et tal oli see info olemas, mida läbi mõelda nii-öelda. Ning ta oli ka valmis tegema raskeid otsuseid, kui asjad ei läinud tema plaani järgi. Mida Gilliman ütles talle oli minu arust see, et tema taktikad võib-olla saaksid natuke paremad olla, sellepärast et ta oli selles siiski kinni, et mingil määral sükene hiilimine ja stealth on nii-öelda kõige parem sõjataktika ja ta ei saanud sellest väga üle. Nüüd on ta suur mingi kotka teemon minu teada. Tahaks tema mudelit näha. Mainis ta oli nagu väga sügav, kas ta oli hästi poeetiline Primark? Ta oli ilmselt üks kõige poeetilisemaid jah, et jah, talle meeldis sükseid metafoore luua võib-olla. Ma ei tea, et ükski teine Primark nagu väga mingit sõnamängu oleks teinud. Ja viimane, aga mitte kõige halvem, 20. leegion, Alferius Omegon või Omegon Alferius, Alfa leegion. Müstilised identsed kaksik Primarkid, kes juhtisid rangelt salajast leegioni, mis oli ehitatud valeinfo, spionaaži ja topeltmängude peale. Nende tegelikult motiivid ja lõplik saatus on täielik mõistatus. Muidugi elevant ruumis on see, et nad on ka kiilakad ja neid on 2 ka veel, mis on nagu kõige hullem. Aga mis nad on kompetentsed spioonid. Nad on kompetentsed spioonid. Nad suudavad seda valeinfot ja mind games'e väga hästi teha, mis on ka nende võib-olla nõrk koht, et nad teevad seda natuke liiga hästi ja nad on ennast täis sellepärast. Nad mingi hetk hakkasid tegema nii hulle skeeme ja nii läbimõeldud täpseid plaane, et nad olid ressursikulukad ja sa oleksid sama asja saanud teha lihtsalt nii-öelda standard või tavalise sõjaga. Lisaks teised Primarkid vaatasid neid kui mingil määral ebaausaid võitlejaid, sest nad kasutasid siukseid taktikaid, on ju. Eriti Dornile ei meeldinud, see ma tean. Ja see sai neile mingil määral saatuslikuks, et nad arvasid, et nende sõjataktikad on kõige paremad. Sest kui nad pidid päriselt sõdima hakkama, siis Plutol, üks neist, mina arvan, et Omegon. Mina arvan, et Alfarius. Sai surma, on ju. Ja pärast seda, kui üks neist surma sai, teine kadus kuskil ära ja nüüd nende leegion ei saa ise ka öödega mütsi aru, mis toimub. Sellepärast, et nad kõik on enda selles taktikates nagu nii kinni. Et nad on võib-olla väga hea näide sellest, kuidas arrogantsus viib siin lõpuks hauda lihtsalt, sellepärast, et sa ei suuda kuidagi muud moodi. Sa ei suuda enam nagu sa ülehindad oma võimeid ja siis sa satud halba olukorda ilmselt, millega sa hakkama ei saa. Kas ma olen alati mõelnud seda, kas nende puhul võib olla see, et on nagu ühest isikust on 2 tükki, et nagu see on ka see, et mitmik nagu iseloom või kuidas see öeldakse? Inglis keeles on see split personality, jah. Ma isegi ei tea praegu peast, mis eesti keeles oli. Ma ei tea, sellepärast, et mis split personality'ga tavaliselt on see, et need ongi nagu 2 täiesti tavalist või täiesti teistsugust isiksust, on ju. Alfarius ja Omegon tunduvad olema väga sarnased inimesed. Nad nagu usuvad samu asju, nad käituvad samamoodi
nad saavad üksteisega väga hästi läbi. Et ma arvan, et nad ei ole siuke split personality, et nad ongi kaksikud päriselt. Aga noh, Alfarius ja Omegoniga on alati see, et nad tegelikult ei olegi Alfarius ja Omegon, vaid nad on, ma ei tea, beta ja sigma tegelikult ja me kõik oleme valesti aru saanud. Nad on tegelikult kõige tugevam Primark. Samas nad on kõige nõrgemad. Ja nad tegelikult ei olegi kiilakad. Tegelikult on jah. Tegelikult see on lihtsalt, üks on Küllimann. Jaa, Küllimann ja Lion. Mõtle, kui Alfarius oleks tegelikult Küllimann. See oleks päris naljakas. Yeah. Aga meie poolt ongi vist kõik. Niisugune huvitav osa tuli. ma ei oska midagi. Võib-olla kellelgi on unejutu, on hea kuulata seda. Jah, me lihtsalt mõtlesime, proovime, vaatame, mis siit kokku tuleb ja loodetavasti teile meeldis kuulata. Kui teil on endal ideid, millest võiks rääkida, siis võite märku anda, aga meie poolt on nüüd kastis ja aitäh kuulamast.